No hei, tere tulemast tagasi minu kanalile. Kui sa oled siin uus, siis tere tulemast. Mina olen Merili. Ma pean hetkel võitlust siis rinnavähiga. Ja tänane video siis räägib keemiaravi kõrvaltoimetest. Aga enne kui ma videoga üldse alustan, siis ma tegelikult tahaksin igaühte teist tänada. Kui sa oled minu kanali tellinud, kui sa oled kommenteerinud, kui sa oled mulle Instagrami kirjutanud, oma lugu jaganud, siis suur aitäh sulle südamest, et see on minu jaoks nii oluline. Suur aitäh teile kõigile. Ja nagu te video pealkirjast ka juba näete, siis tänane video saab olema siis keemiaravi kõrvaltoimetest ja ma kasutan spikriks endale siin sellist keemiaravi raamatut, mille ma sain siis enda ravi alguses. Ma arvan, et ma iga sellise kõrvalmõju juures ka räägin siis, et kas minul on seda esinenud. Aga alustame siis. Kõigepealt siis, mis on üldse keemiaravi? Kokkuvõttes siis keemiaravi on siis kasvajarakkude hävitamine. Neid viise, kuidas siis keemiaravi tehakse, on ka väga palju erinevaid. On siis selline, mida tilgutatakse sulle verre, on keemiaravi tabletid. Kõige levinum ilmselgelt ongi siis otse veeni tilgutamine. Sellega siis kaasnevad ka sellised kõrvalmõjud. Ja põhiline, mida siis keemiaravi saaval vähihaigel tuleks meeles pidada ja mille järgi ka mina talitan, on see, et võttagi seda asja mõistusega. See küll on väga laastav minu organismile, kuid seal samas see aitab mind väga palju ja eesmärk ju ikkagi ongi terveks saada. Ja seda siis see keemiaravi võimaldab, ehk siis võitlus käib minu elu eest. Ja kuidas siis keemiaravi üleüldsegi toimib? Et seda küsitakse ka väga palju. Näiteks üks küsimus, mida väga palju küsitakse minult, on see, et miks näiteks juuksed välja langevad. Et siin raamatus tegelikult on üks väga hea selgitus sellele, et aru saada, kuidas keemiaravi töötab, on oluline teada, et normaalsed terved rakud jagunevad ja taas toodavad end kindla mudeli järgi. Samas kui kasvajarakud kasvavad ja paljunevad kontrollimatult. Kuna kasvajarakud kasvavad ning paljunevad kiiremini kui enamus organismi normaalseid rakke, on kasvajavastased ravimid loodud hävitama just kiiresti paljunevaid rakke. Ja see on nüüd siis väga oluline koht. Kuid mõningad normaalsed terved rakud paljunevad samuti kiiresti ning seetõttu saavad keemiaravi ajal kahjustada. Ja selline normaalsete rakkude kahjustus põhjustabki keemiaravi ajal kõrvaltoimeid. Ja kõige enam siis saavad keemiaravi käigus kahjustada meie vererakud, luuüdis ning seedetrakti limaskesta rakud. Ehk siis sinna alla lähevad siis suu, söögitoru, magu, peensool, jämesool, suguorganid ning juuksekarvade nääpsud. Et see siis võtab kokku väga ilusasti ka selle vastuse siis küsimusele, et miks langevad juuksed välja, siis täpselt just see põhjus ongi, et keemiaravi lihtsalt tapab selle karvanääpsu ära. Kõrvalmõjud üldiselt kaovad ära, kui ravi saab läbi. See on väga individuaalne ja on väga individuaalne ka see, et kuidas kellegi organism reageerib keemiaravile, et on väga palju selliseid nii-öelda kuulujutte, et mida tegelikult võib kuulata, kuna selles mõttes, et inimesed on erinevad ja ka kogemused on erinevad, aga tuleb ikkagi alati silmas pidada seda, et iga vähihaige ravi on individuaalne, iga vähihaige nii-öelda selline reageering keemiaravile on erinev. Ilmselgelt kõige silmapaistvam kõrvalmõju keemiaravil on juuste väljalangemine. See tähendab siis seda, et langevad välja juuksed peast, kulmud, ripsmed, ülejäänud keha pealt siis karvad. Et minul ka hetkel on see protsess käimas. Mul on põhimõtteliselt kogu karvkate kadunud. Ripsmed on ainukesed, mis on praegu nagu täiesti puutumata sellest, aga olen ma sellegi poolest kiilakas. Kulmukarvu on mul väga üksikuid alles ja jala peal on ka mõned üksikud karvad. Ja ilmselgelt on see naistele võib olla kõige suurem muutus, millega siis nagu leppida.
minu jaoks isiklikult juuste mahaajamine ei olnud midagi väga traagilist, et need on kõigest juuksed, peale ravi lõppu nad kasvavad tagasi ja olen ka kuulnud, et kasvavad tagasi tervemad ja tugevamad juuksed, nii et eks siis ole näha, eks siis aeg näitab. Kulmude äratulemine nüüd minu jaoks natukene on olnud raskem kui see juuste osa, aga ma saan hakkama, ei ole hullu. Kulmud siiski ma suudan endale kuidagi pähe joonistada ja pole hullu, see on ka ajutine. Ja järgmine kõrvaltoime siis, mis enamasti ikkagi kõigil mingil määral, kõigil vähihaigetel siis mingil määral esineb, on siis iiveldus ja oksendamine. Minul konkreetselt on olnud iiveldust alati peale pikka ravi. Kui ma olen saanud neid lühikesi keemiaravisid, siis mul ei ole õnneks iiveldust olnud. Ühel korral olen ka väga hullusti oksendanud ja siis oli tõesti enesetunne väga-väga halb. Aga õnneks kirjutas arst mulle välja ka iivelduse vastu rohud ja õnneks siis rohi kenasti aitab. Et nüüd juba ma tean ka, et kui ma tunnen, et mul hakkabki halb juba, siis ma võtangi selle rohu sisse ja ma ei lasegi sellel asjal minna nii kaugele, et ma üldse hakkaksin oksendama. Selle iivelduse käigus ei ole ka absoluutset söögiisu, et põhimõtteliselt pead sa ennast sundima sööma kas või midagigi. Minu jaoks parimad lahendused on sellisel juhul see, et hästi palju vett juua, kummelitee, kas või siis need paismuutid või midagi, et midagigi on. Sest et tõesti see toidu peale mõtlemine iivelduse ajal juba ajab oma korda iiveldama. Ja mida veel soovitatakse, mida ma ise veel ei ole proovinud, aga ma nüüd ostsin endale ka külmkappi valmis, on nutridringid apteegis, et nad on sellise kõrgkalorisisaldusega. Ehk siis kui ongi selline halvem päev ja tõesti miski ei lähe alla, siis vähemalt selle joogi jood ära ja su organismil on nii-öelda seda kütet, et võidelda selle kõigega. Toitumine on A ja O, kehtib siis ka minu puhul tervisliku toitumise põhimõte. Juua hästi palju vett, süüa palju päeva jooksul ja väikseid koguseid. Kui tegelikult kui on paha olla, siis üldine tendents on ka see, et tegelikult ajab toidu lõhna oksele. Ja sellisel juhul ongi hea süüa siis selliseid toite, mis on külmal kujul, ehk siis nendel ei ole nii intensiivselt seda toidulõhna. Ja mida siis ka vältida on see, et igasuguste lõhnade kasutamine, see aitab vältida seda iivelduse tunnet. Ja järgmine kõrvaltoime, mis ka enamasti kõigil vähihaigetel, kes saavad keemiaravi, esineb, on väsimus. See väsimus on väga suur osa sellest raviperioodist. See läheb nagu nädalast nädalasse tegelikult hullemaks. Et siinkohal ongi oluline ennast liigutada nii palju, kui sul on jaksu. Et sellist liigset koormust sinu keha sellel raviperioodil ei talu, samamoodi minu keha praegu ei talu seda, et ma liigun nii palju, kui mul seda jaksu on. Magan väga palju ja see kohati nagu häirib mind, sellepärast et ma olen nagu alati olnud nagu orav rattas põhimõtteliselt oma tööelu ja kõigega ja nüüd järsku ma olen seisus, kus ma olen sunnitud võtma aja maha ja omakorda tegelikult tekitab ka sellist vaimset väsimust ja keemiaravi mõjutab väga palju ka seda unekvaliteeti, et ma tegelikult magan üsna halvasti. On paremaid öid, on halvemaid, aga üldiselt jah, märkan ikkagi öö jooksul päris hea mitu korda üles ja see uni ei ole nii kvaliteetne enam nagu ta oli. Ja sealt juba ka jällegi lisandub siis selline meeletu väsimustunne. Ja väsimuse pealt kohe sujuvalt üle minnes, ka valu on see, mis enamustel mingil määral ikkagi tekib. Just selles osas, et kas siis see kasvaja ise valutab, võivad tekkida sellised valulikud haavandid suus. Minul ühe korra nüüd just hiljuti tekkis siia suhu üks vill, aga ma sain sellest kenasti lahti. Kui palju kellelgi on mingisuguseid valusid erinevates kohtades, see jällegi oleneb täiesti
sellest, kus sul see kasvaja on, sinu raviskeemist, sinu organismist, absoluutselt kõigest, et see on jällegi väga individuaalne, et mõned ei suuda isegi keemiaravi ajal kõndida. Mina valu osas olen tundnud, ma tean, mul see rind vahepeal natukene tuikab siin, ta ei valuta, aga ma tunnen teda aeg-ajalt, mis arsti sõnul on täiesti normaalne, et see näitab seda, et ravi toimib. Mis mul on veel olnud, on peavalu. Ravi alguses just oli nagu kõige rohkem. Järgmine kõrvaltoime siis, mis võib tekkida, on aneemia. Et keemiaravi võib vähendada luuüdi võimet toota punavereliblesid, mille ülesandeks on varustada organismi hapnikuga. Kui punavereliblesid on liiga vähe, ei saa organismi koed piisavalt vajalikku hapnikku. Sellist seisundit nimetatakse aneemiaks. Keemiaravi ajal tehakse vereproove sageli, et kontrollida teie vererakkude hulka. Kui punavereliblesid on vähe, kirjutab arst teile vastavaid ravimeid või vajadusel tehakse vere ülekanne. Et minul oli siin ühe korra ka üks selline juhus, kus mul jäi üks keemiaravi vahele, sellepärast et veri ei taastunud piisavalt kiiresti. See näitaja oli küll miinimumist üks jõnks allapool, aga sellegipoolest nagu arst tookord ütles, et me ei riski. Ja kuna mul tollel hetkel oli ka kõht väga hullusti lahti ja hemoroidid, milleni me ka siin jõuame varsti, siis arst otsustas, et anname organismile puhkust. Järgmine osa nüüd ei ole otseselt nii-öelda kõrvalmõju, aga siin siis räägime täpsemalt organismi kaitsmisest infektsioonide eest. Et nagu enamus ikkagi teavad, siis vähihaigel väheneb selline vastupanuvõime siis sellistele bakteritele ja pahalastele, kes meie organismis võivad tekitada siis selliseid haigussümptomeid, infektsioone. Ja siin on väga kenasti kirjas ka, keemiaravi muudab teid infektsioonidele vastuvõtlikumaks kui tavaliselt. Selle põhjuseks on kasvajavastastest ravimitest tingitud luuüdi kahjustus, mille tõttu toodetakse luuüdis vähem valge vereliblesid. Valge verelibled ehk leukotsüüdid võitlevad organismis mitmete haigustekitajatega, olles seega inimese immuunsüsteemi aluseks. Keemiaravi ajal kontrollitakse teie vererakkude hulka pidevalt ning vajadusel määrab raviarst teile ravimeid, millega on võimalik valge vereliblede arvu tõsta ning sellega vähendada infektsiooni ohtu. Et ka terve inimese organismis mängivadki valged verelibled ka väga suurt rolli. Mina pean ennast hästi palju selles osas ikkagi jälgima ja kaitsma, et ma ei saaks endale mingit väiksematki asja külge. Selleks, et vältida siis seda infektsiooni ohtu, pesen palju käsi, väldin selliseid rahvarohkeid kohti kui võimalik, ei lähe võõraid katsuma, kallistama, musutama. Ja infektsioonide alla lähevad siis ka igasugused haavandid, mingid lõikehaavandid, asjad, et need asjad ei parane absoluutselt hästi. Et mul on siin ka käe peal on kassikriimustus, mis tekkis mulle siia ravi alguses ja nüüd on sellest möödas juba 3 kuud ja siin on ikka veel see koht nagu see näha, et jah, sellised haavandid ja verevalumid ja kõik siuksed asjad, et näiteks see kanüüli kohtki, et kui sul on kanüül siin sees olnud, siis minul nad nagu taastuvad väga aeglaselt. Nii, ja jõuame siis järgmise nii-öelda kõrvalmõju juurde siis. Verehüübimisega seotud probleemid. Et kasvajavastased ravimid võivad kahjustada luuüdi võimet toota trombotsüüte ehk vereliistakuid, mis kokku kleepudes panevad vere hüübima ja peatavad sellega verejooksu. Kui teie veres pole piisavalt trombotsüüte, võivad veritsused ning verevalumid tekkida palju kergemini kui tavaliselt, vahel isegi ilma vigastuse või traumata. Vähihaige veri siis, kes saab keemiaravi, on vedela ja tänu sellele siis ka tegelikult sellised verejooksud ei kipu väga hästi kinni jääma. Mul on ka endal see kogemus olemas, et kuna mul on nina limaskest väga ärritatud praegu sellel keemiaravi perioodil, et ma pean pidevalt puhastama ja niisutama teda tehislikult, siis kipub väga tihti olema seda, et mul on ninaverejooksud
ja päris sellised tugevad, et ei jää nii kergesti kinni. Muidugi mul on endal ka see loll komme, et ma kipun kakkuma. Miks tegelikult ei ole soovitatav ka vähihaigel, kes saab keemiaravi, võtta mingisuguseid vitamiine või selliseid käsimüügiravimeid ilma arstiga konsulteerimata? Et põhjus on tegelikult väga lihtne, et paljudest nendest ravimitest võivad sisaldada aspiriini, mis samuti kahjustab trombotsüütide funktsiooni. Et kõik käsimüügi sellised ravimid ja asjad, mida ma tahan endale sisse võtta, mis iganes see siis ka ei ole, kõike ma pean ikkagi tegelikult läbi arutama oma raviarstiga. Tema annab mulle loa, et ma võin mingit asja võtta. Järgmine selline suurem teema või probleem siis, mis tekib vähihaigetel, kes saavad keemiaravi, on siis suu, igemete ja neelu probleemid. Et keemiaravi ajal on suuhügieen väga oluline, et mõningad kasvajavastased ravimid võivad kahjustada suu ning neelulimaskesta, tekitades haavandeid. Minul on siinkohal nüüd natukene piinlik tunnistada, aga ma ei ole aastaid käinud hambaarstil ja keemiaravi pani omakorda põntsu minu hammaste tervisele ja tänu sellele siis ma pean enne operatsiooni ehk siis keemiaravi ajal praegu käima hambaarstil, et saaksin oma hambad kenasti korda. Nüüd suukuivusega või neelamisega seotud probleeme mul otseselt ei ole tekkinud. Lihtsalt neelamisega ka mul ei ole seda nagu meeletut kuivuse tunnet, natukene on siin-seal, aga selle jaoks tegelikult aitabki väga hästi see, et ma tarbin palju vett ja näiteks kummeliteed, et just kummeliteega oma suud loputada palju, et siis ka aitab nii-öelda rahustada neid igemeid, seda limaskesta. Ja järgmine siis selline suurem kõrvalmõju, mis minul on esinenud, mis oli alguses päris suur probleem minu jaoks, on siis kõhulahtisus. Et kui kasvajavastased ravimid kahjustavad soole limaskesta rakke, on tulemuseks kõhulahtisus. Noh, ilmselgelt minul see ka tekkis mingil hetkel ja ma ei saanudki alguses tegelikult aru, et mis mul siis viga on, et miks mul see kõht niimoodi lahti on ja see ei läinud nagu üle. Ja sõin siis loperamiidi raviarsti soovitusel. See mingil määral aitas, aga seedimine oli ikka kuidagi nagu paigast ära. Ja lõpuks tuli välja, et mul olid tegelikult hemoroidid ja kui ma siis lõpuks sain selle õige hemoroidi ravimi ka kätte ja sain seda kasutada, siis tegelikult ma sain kenasti sellest taastuda. Hetkel mul õnneks on korras kõht, sest et ma peale seda hemoroidi jama tegin ka probiootikumi kuuri ja nüüd ma olen edaspidi stabiilselt tarbinud Actimeli. Tunnen, et hetkeseisuga see aitab mind ja minu raviarst on selle heaks kiitnud, et ma seda võin siis juua. Ja ma tunnen, et see hoiab mul hetkeseisuga kõhtu korras, et mul ei ole tekkinud siiamaani enam rohkem seda kõhulahtisust. Ja siit kõhulahtisuse juurest sujuvalt üle minnes siis ka kõhukinnisus on suur probleem, mis võib tekkida. Kõhukinnisust mul õnneks olnud ei ole, seega selle koha pealt ma ei oska sõna võtta. Seda nüüd siin raamatus küll ei ole seda osa, aga minul näiteks keemiaravi on tekitanud ka sellise probleemi, et kui mul varem oli pigem vererõhk natuke kõrge, see keemiaravi on minu vererõhu täiesti nagu madalale viinud ja madal vererõhk jällegi võib ka omakorda tekitada sellist halba enesetunnet. Tegelikult ravi alguses ma jätsin kohvi joomise täielikult ära. Mina kohvijoojana olen väga selles mõttes niikuinii kehv, jõin ainult eksklusiivselt kummeliteed kogu aeg. Aga mingil hetkel siis raviarst ütles, et tegelikult kuna sul on madal vererõhk, siis sa võid vabalt seda kohvi juua ja kui vererõhk ongi madal, siis tegelikult liikumine aitab samamoodi siis seda vererõhu saada natukene rohkem ülesse. Närviprobleemid. Et väga paljud tegelikult seda ei tea võib-olla, aga paljud teavad, et keemiaravi võib põhjustada selliseid kõrvaltoimeid nagu juuste väljalangemine, kuid vähesed on teadlikud, et ette võib tulla ka närvisüsteemi probleeme. Et mõned keemiaravimid võivad mõjutada närvisüsteemi
mis ühendab kõiki kehaosasid, kandes sõnumeid pea ja selja ajusse ning neist välja. Kui süsteem on häiritud, võib tagajärjeks olla lai valik kõrvaltoimeid. Ehk siis see on ka see, mille eest minu arst mind meie esimesel kohtumisel hoiatas, et võib tekkida sõrmeotste ja varbaotste tuimus. Õnneks mul ei ole seda siiani tekkinud. Ma loodan, et ka teises ravipooles ei teki seda. Nii, ja maitse ja lõhnataju muutused. No see on nüüd küll üks osa, mis mul kindlasti on, sest et on mingisugused toidud või toiduained, mis on hetkeseisuga raviperioodil minu jaoks totaalselt teise maitsega. Kas siis on nagu täiesti konkreetselt nii halvad, et ma ei saagi neid tarbida, nagu näiteks keedetud muna. Näiteks tomat maitseb minu jaoks praegu hetkel teistmoodi, et veel on koroona olnud, siis kindlasti teavad, mida see tähendab, kui sellised lõhna ja maitsemeeled on segaduses ja ei saa päris täpselt aru, mis on mis. Et lõhnadega samamoodi, et mingisugused lõhnad või asjad on praegu väga intensiivsed. No sellele ma väga palju ei kasutagi, ei saagi kasutada mingisuguseid meigispreisid palju või parfüümi või midagi. Nii, ja järgmiseks siis on meil siin küünte ja naha muutused. Üks kõige suurem kõrvalnäht on akne. Kes teavad, on mind varem Instagramis jälginud, teavad, et ma olen aknega maadelnud juba aastaid. Ja nüüd siis see keemiaravi ka omakorda mõjutab seda nii palju, et ta lihtsalt intensiivistub kogu aeg. Kes vlooge vaatavad, siis vloogides tegelikult on näha ikkagi, kui halvas seisus mu näonahk on praegu. Aga jällegi, kuna ma ei saa sinna hetkeseisuga mitte midagi teha, sest et mingisuguseid selliseid aknevastaseid asju ma kasutada ei või praegu ja suhtungi sellesse täpselt niimoodi, et mul on hetkel käimas olulisem võitlus kui see, et mul on akne. Ja nahakuivus ja see sügelemine. Tänu sellele ma pean ennast hästi palju kreemitama, et see nahk muutub selliseks kiskuvaks. Ma pesen ennast pigem dušiõliga ja ma üritan oma nahka mitte väga palju pesta, et mul varem oli see komme, et ma iga päev käisin ikkagi duši all hommikuti või siis õhtuti vähemalt korra. Siis praegu pigem on see, et ma üritan sellist ülekeha nii-öelda pesemas käimist vältida, et ma pesengi oma kaelalused ära, oma alumise osa, oma näo, hambad. Et ma üritan oma nahka siis säästa sellest veega kokkupuutumisest. Nii palju, kui see võimalik on. Küüntega mul väga palju erilisi probleeme hetkel ei ole, kui on see, et nad lihtsalt on natukene nõrgemad, kui nad varem olid. Et ma tean, et paljudel võivad tekkida sellised küünepaksendid, küüneplaat võib lausa ära tulla. On küüned hästi valulikud. Mul õnneks ei ole seda olnud. Sujuvalt siis siit üle kohe neerude ja põiega seotud probleemide juurde. Et teatud kasvaja vastased ravimid võivad ärritada põie limaskesta või põhjustada neerude ajutise või püsiva kahjustuse. Enne igat keemiaravikuuri määratakse teie vereanalüüsis neerude funktsiooni näitajad. Mõned ravimid võivad muuta ka uriini värvust ja lõhna. Vahel võib spetsiifiline ravimi lõhn püsida kuni 72 tundi. Mulle ema ütleb, et keemiaravi päeval üldiselt on selline, et ta tunneb minu juures sellist ravimi lõhna. Ma ise seda ei tunne. 2-3 päeva peale seda keemiaravi saamist on ka oluline, et kui elad kellegagi koos, et siis kui sa käid ka pissil, siis tuleb 2 korda vesi peale lasta. Riideid siis tuleks ka eraldi pesta paari päeva jooksul, mitte siis koos teiste inimeste riietega. Käin keemiaravil, siis ma lähen sinna sellise suure veepudeliga ja seal keemiaravis siis tilguti all tiksudes ma siis joon ise ka hästi palju vett peale. Organism siis saaks seda keemiaravi siis väljutada nii kiiresti kui võimalik selle vee abiga. Nii, oleme jõudnud siis juba selle nii-öelda Spikri raamatu lõppu. Ja siin on siis selline osa nagu keemiaravi toime suguorganitele. Keemiaravi võib, kuid mitte alati kahjustada suguorganeid. Kõrvaltoimete iseloom ning tekkevõimalused sõltuvad kasutatavatest ravimitest ning inimese vanusest ja üldseisundist.
et mida siis see keemiaravi teeb naise organismis. Keemiaravi kahjustab siis munasarjade tööd, vähendades nende poolt toodetavate hormoonide hulka. Menstruatsioonid võivad keemiaravi ajal muutuda ebaregulaarseks või hoopiski ära jääda. Viljatus ehk võimetus rasestuda võib olla ajutine või püsiv nähtus. Kas viljatus kujuneb välja või kui kaua see kestab, sõltub paljudest faktoritest. Sealhulgas ravimist, selle doosist ning naise vanusest. Minul ka siis hetkeseisuga päevad enam ei käi. Need kadusid ära suht kohe peale esimest keemiaravi. See võib olla selline püsikahjustus, võib ka taastuda. Who knows? Et keemiaravi siis tekitabki naise kehas nii-öelda sellise menopausi perioodi. Ja selle menopausiga võivad kaasneda siis ka menopausile sellised iseloomulikud kõrvalnähud ehk siis kuumahood, mis mul käivad rõõmsasti praegu. Alguses olid nad sellised kergemad, siis nüüd on juba see, et see ikka hitib korralikult. Et kuidas seda siis nagu selgitada, kuidas see välja näeb? Selline tunne, et ma lihtsalt istun ja ma järsku tunnen, kuidas mu keha lihtsalt läheb tulikuumaks ja nahk läheb täiesti higiseks. See on nii ebamugav tunne, et sa ei oskagi kuidagi moodi olla ja eriti kui see tekib avalikus kohas olles, et näiteks mul on poes tekkinud, et praegu ka, kui on siis siuksed paksud talvejoped ka seljas, siis kui ma olen poes ja ma tunnen, et see kuumahoog tuleb, siis ma mõtlen, et issand jumal, ma ei tea, kui poole ära joosta. Ja kui see kuumahoog üle käib, siis peale seda on täiega külm. See menopaus mõjutab ka omakorda minu une kvaliteeti, kuna ma ärkan keset ööd ka üles selle kuumahoo peale ja mul on nii külm kogu aeg lihtsalt. Et kui mul seda kuumahoogu ei ole, siis mul on üldiselt väga külm. Ma kakun endale kogu aeg igasuguseid tekke ja pleede kodus ka peale ja ma panen endale alati mingi kampsuneid ja asju selga, et mul oleks jumala eest soe olla. Ja siis kui see kuumahoog tuleb, siis ma jälle kakun endal kõik seljast ära või viskan selle teki pealt ära, et jah, selline tore tsirkus käib pidevalt sellega. Rasestuda nüüd ei ole soovitatav peale keemiaravi aasta-2 jooksul. Ja isegi seda, kas see üldse võimalik on peale seda. Ja olemegi jõudnud selle raamatu lõppu, kus siis viimane selline osa on emotsioonidel. Ehk siis psühholoogiline pool sellest keemiaravist, mis on jällegi väga oluline osa sellest, et vähihaigetele tegelikult pakutakse siis tasuta sellist kliinilise psühholoogi teenust. Ka mina olen selle teenuse kasutaja ja seda saavad kasutada ka siis lähedased. Ka nendele on see tasuta, sest et ilmselgelt on see vaimselt väga raske nii selle vähihaige jaoks kui ka lähedaste jaoks, et mina olen täiesti veendunud selles, et kui su vaimne pool on tasakaalust väljas, siis see kajastub kohe sinu füüsilises tervises. Et selleks, et aidata ise kaasa siis keemiaravi tõhususele, ma olengi võtnud sellise suhtumise, et ükskõik mis on, mis siis sellel teekonnal ette tuleb, ma olen positiivne, ma suhtun asjadesse ja probleemidesse pigem siis nii-öelda lahenduspõhiselt. Aga me oleme jõudnud siis selle video lõppu. Aitäh, kui sa oled siia video lõppu jõudnud kenasti ja viitsisid mind kuulata. Loodan, et sulle meeldis see video. Kui sulle meeldis, siis pane sellele videole meeldib. Võid ka kommentaari jätta, kui sul on mingeid küsimusi, kui midagi jäi segaseks. Kõik on alati oodatud. Minu sotsiaalmeedia lingid on all descriptionis, et kui sa tahad mind Instagramis näha, et ma vahel teen ka seal selliseid lühikokkuvõtteid storyde näol, siis tule jälgi mind seal. Näeme juba järgmises videos!